Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi, episood 8, daamid ja härrad. Tänases podcastis me räägime kindlasti nii võimust kui ka väest, aga eriti sellest, kui lihtne on tegelikult seda hävitada ja kui oluline on tegelikult seda säilitada ja mida naturaalsemalt seda parem. Meil on külas väga tark mees, kelle lugusi loen ma alati huviga ja vahel lausa 2 korda läbi. Nimelt see mees on 1/9 meeste arstist Eestis, mida on tegelikult natuke vähe. Võiks olla rohkem. Ta on Tartu Ülikooli meestekliinikus ja ta on seal ka juht. Osalenud paljudel erialastel rahvusvahelistel konverentsidel ja koolitustel, täiendanud ennast Itaalias Firenze ülikoolis ja Rooma La Sapienza ülikooli kliinikutes. Ja see mees on töötanud meil aastaid meeste arstina. Ma võin kindlasti öelda, et ta on üks kõige targemaid mehi üldse. Nii et mehed, kui teie kuulate praegu seda või vaatate, siis suruge oma ego alla ja kuulake, mida on targemal mehel teile öelda. Daamid ja härrad, meie ees on Kristjan Pomm. Tere tulemast. Tere. Siuke ilus, hea sissejuhatus. Et ilusti sujuvalt edasi minna, ma küsin su käest, kuidas see meeste tervis on meil praegu siin Eestis? Ma usun, et aina parem tegelikult. Et juba hea kuulda. Väga hästi. Väga hea. Aga jätka. Et kui mõelda, et mida mehed ise elus oluliseks peavad, et siis mulle küll tundub nii, et on järjest paremini aru saadud, et selleks, et elus ikkagi hästi hakkama saada tööl, peres, oma suhetes, siis hea tervis on ikkagi ülioluline nurgakivi selleks. Ja meestearstina ei ole tegelikult harv see, kui tulebki mees arsti juurde ainult selle mõttega, et saada kinnitus, et kõik tervisega on hästi. Muidugi on ka neid, kes ootavad 10 aastat või 20 aastat enne, kui julgevad tee arsti juurde ette võtta, aga kui vaadata sellist meeste elu ja kasvu, siis seal on positiivne trend, milles ei ole kahjuks veel positiivset trendi saanud, just mis on pidama jäänud, on see, et see tervena elatud aastate hulk, et kuskil sinna 50 keskele me elame nii, et ei ole ühtegi haigust, aga edasi juba läheb kehvemini ja paljuski see ongi tegelikult ennetuse küsimus ka, et kui mõne vea või riski me avastame nooremas eas, 30-40 vanuses ja võtame kasutusele abinõud, siis tegelikult on võimalik neid terviseriske maandada ja elada kauem aega tervena nii, et ei ole vaja ravimid võtta ja tunned ennast suurepärasena. Nii et sa võid klassikaliselt öelda, et mehed tulge julgelt arsti juurde. Absoluutselt, tõesti meestearsti ei tasu karta, et see käik meestearsti juurde ei tähenda kohe automaatselt mingeid ebamugavaid protseduure ja et kohe hakatakse midagi väga halba tegema ja võetakse mingisugused teravad orgid ja torud, kus lükatakse sisse erinevatest kohtadest, mida mehed väga oluliseks oma elus peavad, et nii see tõesti ei ole. Karta ei tasu. Aga kui me tervena pikemalt ei ela, siis see tähendab, et elus meid hoiab ikkagi meditsiin. Küsimus on lihtsalt selles, kui palju me ise panustame selleks, et see tervis püsiks. Ei, absoluutselt, et igal juhul tuleb ise ka teha. Et loota, et ainult meditsiin aitab, ma arvan, ei ole päris hea plaan. Et ilmselgelt mingi osa, võib-olla isegi pool on inimese enda teha. Ja sageli see on ikka selline aastakümnetega nagu sepistatud vundament, et kui elada 40 aastat ennast hävitavat elu, on ülekaal, suitsetamine, alkoholi meeletuskoguses, veel mingid kahjulikke aineid, siis võt seda tagasi pöörata on väga keeruline mõnikord. Ja siis jääb tõesti üle ainult eladagi ravimite abil. Aga kui saada aru, et tõesti osa on enda teha, siis on võimalik väga hästi hakkama saada ka ilma ravimita, ilma meditsiinita. Aga ma saan aru, et teadlikkus on ikkagi kasvanud. Mulle küll tundub niimoodi, jah, et tõesti kui vaadata. Kas noorte seas ka? Enne kõike ma arvan, et ongi noorte seas. Et ühtpidi on tõesti aru saadud sellest, et hea tervis ikkagi on oluline, ilma selleta hästi ei saa elus hakkama edukalt. Ja muidugi on ka negatiivseid trende, kas ülekaal, eks ole, mis on ju selline
tänapäeva haigus mingis mõttes, et kui meil 60% ka laste seas, mitte ainult noortele, juba laste seas. Just, et kui esimeses klassist iga 4. on ülekaaluline, see tegelikult on selge mure, et seda poolt tuleks küll suuta kuidagi paremaks saada, et sellist liikumisharjumust oleks rohkem ja inimesed saaks ka aru, et kui sa ei liigu, siis järelikult pead ka vähem sööma. Et sageli seda nagu unustatakse ära, et söön ikka kõvasti ja nii see kaal ju kasvabki. Aga kas see probleem ei olegi võib-olla fundamentaalne, et tegelikult just liikumisest, eriti laste noorte seas, see tervis kõige rohkem sõltubki ja ka tuleviku perspektiivis ka. Ja kui sa noorena ei liigu, no siis see harjumus tõenäoliselt ei teki ka hiljem, ehk siis ei olegi eriti lootust, et sa püsid heas vormis terve elu. Täitsa nõus, et kui vaadata ka Eesti laste sellest tehtud liikumisharjumuste uuringuid, siis on ju teada see, et esimeses klassis lapsed liiguvad rohkem kui 4., 5. Mida edasi jõuad oma kooliteel, seda vähem hakkad liikuma. Järjest rohkem on aeg möödub nutiseadmes, järjest rohkem on aeg kuskil istudes. Et tõesti see harjumuse kujundamine mingis mõttes on ka lapsevanema roll, et tõesti harjutada ja liikuda oma lastega koos, et ilma sellise perekonna sõprade toeta sellist liikumisharjumust ju ka ei kujune. Mul on nagu selline teooria, et tegelikult kool peaks olema see koht, kus lapsed peaksid regulaarselt liikuma, ehk siis iga päev vähemalt tundi aega, sest koolis laps viibib iga päev, see on kohustuslik ja tegelikult inimese tervis peaks olema ka kohustuslik. Just. Mulle meeldib sinu ütlus, see jäi mulle hästi tugevalt aju sisse kinni ja ma inimestele alati ka seda toonitan selle passimise kohta, et sa ütlesid, et meeste diivani peal passimine võrdub uus suitsetamine. Et minu arust on see väga tabavalt öeldud, sellepärast, et selline passimine ja mitte midagi tegemine, lõppkokkuvõttes ju ei anna sulle mitte midagi. Aga kui sa passid diivani peal ja suistased ka? See on vist kõige hullem kombo. Lisada sinna veel muud asjad, eks? Jah, kindlasti selliseid halbade eluharjumuste soovitusi on võimalik anda palju, mida kõik veel saab teha seal diivani peal istudes. Aga kui minnes nüüd sinna sotsiaalmeedia mõju alla, et sealt võib väga palju häid asju tulla, ja see määrab väga palju, kes sa ise inimesena oled, milliseid kanaleid sa tarbid. Me läheme nüüd noorte juurde ja noorte meeste juurde, et sealt sotsiaalmeediast kindlasti igal ühel on ka mingisugused trennimehed seal. Ja enne kui me nüüd sinna väga tumedale poolele läheme, siis alustame natukene heledamast poolest ja selleks on toidulisandid. Paljud võtame, ma arvan, igasuguseid erinevaid toidulisandeid, vitamiine, aga tead, minul on tunne, et seal turul on ka toidulisandeid, mis ei peaks seal olema. Et tegelikult on ka ju väga palju toidulisandeid, mis on testimata. Et kuidas sellega on? Tõesti, eks ole, ühtpidi tundub ju lihtne, et lähed poodi või apteeki või veel lihtsam internetti, eks ole, otsid ja guugeldad. Mure on selline, kas on mingid toidulisandid, mis võiks aidata, siis üsna kindel on see vastus, et hästi guugeldades kindlasti leiad pika nimekirja ja kes on kõige targem arst ikka ju doktor Google teab kõike, et kuidas ravida ja mida teha. Et nii see tõesti kahjuks kohati ka on, et inimene kulutab kõik raha toidulisanditele ära, siis tulles arsti juurde kuuleb, et nüüd ravimitest peab ka maksma, et mul on raha ära kulunud, et ma rohkem ei jõua ühtki rohtu osta. Et siis tõesti on kohati kurb, et tehakse selliseid põhjendamata otsuseid. Et samas ei saa öelda, et toidulisand halb on. Et oma kindel vitamiin, mineraal omal kohal on väga õigustatud. Kas see meie kliimas D-vitamiini tarvitamine pimedal aastaajal on ilmselgelt mõistlik. Aga kohati ka Eesti mehed selle sama D-vitamiiniga arvavad, ma ikkagi võtan rohkem, et kui juba võtta, et siis ikkagi hästi võtta. Ja sageli näemegi, et täiesti selliseid kosmilisi D-vitamiini väärtusi, millel on ka risk jällegi, et tegelikult kas näiteks neerukivid võivad tekkida, kui on väga kõrge D-vitamiin.
et neid toidulisandeid tuleb tõesti võtta nii-öelda mõistusega. Ja on ka tõesti neid, mida ei ole uuritud väga palju või kus see tõenduspõhisus on nii-öelda nõrk, igasugu taimsed droogid, pulbrid, kapslid, mida on võimalik ka leida, et samas ei saa jälle sellist nii-öelda rahvameditsiini ja loodusmeditsiini kuidagi maha teha, et teame, et kas või Jõhvikas kuseteede hädade puhul või leesikas põie mingite murede puhul ja veel erinevad ravimtaimed ka Eesti rahvameditsiinis on ju täitsa hästi mõnes kohas toimivad, aga neid niimoodi meelevaldselt sisse süüa kindlasti ei soovita. Kindlasti see oleks väga lihtne ja arusaadav soovitus, aga seda vist on mõistlik korrata, et konsulteeri arstiga ja ära telli midagi interneti kaudu, et see kindlasti ei ole mõistlik, sa kunagi ei tea, mida sa saad ja isegi sa saad seda, mida sa tellid, sa ikkagi ei tea, mida see toidu võimalik aine sisuliselt tähendab sinu tervisele. Just, et siin mõned aastad tagasi tehti üks uuring Euroopas, kus vaadati just nimelt toidulisandeid, mis on seotud siis meeste sellise nii-öelda spordi tegemise soodustamisega, et me teame, et tõesti võib olla ained, mis parandavad natukene verevarustust ja võib toetavad lihaskasvu, eks ole, aga mis ei ole anaboolsed steroidid, mis tänapäeval ikkagi on selgelt nii-öelda retseptiravimid. Mis just uuringust välja tuli, et tegelikult 15% juhtudest nendest toidulisanditest, kus ei tohiks olla mitte teragi ühtegi hormoonsüsteemi mõjutavat ainet, ammugi anaboolsed steroidi, neid tegelikult sisaldas. Et nii see tõesti on, et ma oma kliinilises töös olen näinud, et meest tuleb kontrolli ja meessuguhormooni tase on üli kõrge, mille üle ta muidugi on uhke, aga mis on saadud just nimelt neid kontrollimata toidulisandeid võttes, et see on tõesti selline ohtlik koht, et osta kuskilt internetipoest mõni toidulisand, et sealt võib saada mõnikord ka seda, mis tegelikult on su tervisele ohtlik ja risk. Ja sa isegi ei tea seda. Ja sa isegi ei tea seda, just. Väga hea, et sa selle otsa lahti tegid, sest see ongi nüüd see järgmine peatus, kuhu me läheme. Nimelt ma tulen showmaadluse maailmast ja 80-ndatel ja 90-ndatel domineeris seal ikka üks tugev steroidi tarbimine, selle puhul oli ka väga suur skandaal Ameerikas ja see oli ka põhjus, miks nad ei tohtinud ennast enam nimetada spordialaks, vaid tegemist on show-maadlusega. Ise õnneks nõelaotsa ega erinevate kapslite otsa ei sattunud, sest minul on väga tark onu, ta on endine poksija ja maadleja ja tema ütles mulle alati, et ebaausal teel sa maksad pärast väga tugevat intressi ja võid kindel olla, et saad ka minu poolt intressi. Et see alati hoidis mind sellest eemale, sellepärast, et ta alati ütles, et olles oma 50-ndatel sa tahad ikkagi olla elujõuline tugev mees ja tahad ka naise eest hoolt kanda igat moodi. Et sellised asjad, eriti ebakontrollitud erinevad tooted võivad sul kõik need asjad ära rikkuda. Ma olen näinud, kuidas selline suur 100-kilone mees süstib ennast otse tagumikku, tundes ennast ise üli hästi ja surudes seda kõigile teistele peale, sest mina olin alati see ebapopulaarne, sellepärast, et mina ei tahtnud seda ja sellised väga suured mehed alati näpuga näitasid mõttetu vend, et las ta jääb sükseks väikseks. See kindlasti tekitas minus ka sellist natukene, ma ei tundnud võib-olla vahepeal ennast oma kehas väga hästi, sellepärast, et mind ümbritsesid kõik mingid sellised mehed, et minu idee sellest hästi tugevast mehest oli tükk aega hästi suur, mölakas, aga tegelikult see ei ole üldse tõsi. Muutas natukene oma mõtlemist, kuulates, mida naised tegelikult räägivad, sest kõik ei taha mingisuguseid ruudukujulisi elukaid endale kõrvale. Ja uurides, mida steroidid sinuga teevad, siis tegelikult ütleme niimoodi, ma ei saa öelda, et see pole kõigile, selles mõttes, et iga mees teab ise, mis ta endaga teeb. Küll aga see ei ole kindlasti see, mida ma soovitaksin inimestel teha, eriti kui nad ei ole mingisugused tegevesinejad või sportlased. Ja kindlasti ma arvan, et 20-aastane ei peaks süstima endale steroide sisse. Oled nõus minuga? Ja ma 100% nõus, veel rohkem nõus, et kahjuks see tõesti on ka Eestis selline trend, et mul omal kõige noorem patsient, kes oli alustanud siis steroidi kasutamist just nimelt treeneri soovitusel, et tark treener ütles, et tahad head sooritust oma
oma trennis Tark treener. hakka süstima, hakka kasutama anaboolseid steroide 16. eluaastal. 16. See ei ole Aga kas on kasvav trend, et noored... Õnneks on need üksikuid, ega me ju ei tea, et tõesti meesteaastine aga pöördumiste arv tõenäoliselt kasvab jah, ja tegelikult väga sageli ikkagi, või järjest sagedamini ma näen ma ise oma töös seda, et mees tulebki selle murega, et teada, et ma olen kasutanud 10 aastat steroide, ma saan aru, et see ei ole jätkusuutlik tee, et kuule arst, palun aita mind kuidagi sellest asjast nagu lahti saada, et proovime nagu legaalset teed möödi, pluss on ju ka see, et see nii-öelda treeningsaalist või kus siis mujalt veel kuskilt muust kohast saadud hormoon, nii-öelda hormoon, tegelikult me ka ei tea, mis seal sees on, et see on nagu salasigaret, et ongi, eks ole, midagi muud sees, mis seal tegelikult, eks ole, peaks on ju olema. Et kahjuks seda olukorda näeb. Tihtipeale minnaksegi odavamat teed pidi ka, mida odavamalt kätte saad, seda parem on, seda kiiremini saad suureks. Ma ise arvan, et elus ei ole selliseid kõrvallõikeid, et asju kiiremini teha. Mis sina arvad, Mihhail? Ei ole ju tegelikult. Noh, sa olid ju ka kunagi noor, tõenäoliselt. Ma vist veel olen, ikka veel. Ja see on võib-olla noorte inimeste psühholoogia, tahaks kiiresti, tahaks olla suur ja tugev ja võib-olla see on ka meie ajastu psühholoogia, et võib-olla me seda pikka perspektiivi eriti ei taju ja ei soovigi mõelda selle peale ja siis tekivadki sellised otsused, mis toovad tulemuse väga kiiresti, aga koos sellega ka pikaajalise kahju. See on mõtteviis ja mina ütleks, et see ei ole ainult noorte inimeste mõtteviis, see on ka tänase tsivilisatsiooni mõtteviis kahjuks, sealhulgas ka poliitikas. Aga arst on see inimene, kes väga konkreetselt peab nagu näitama, mida see sisuliselt tähendab. Ja muidugi on väga kurb, kui ma kuulen, et mõni treener ka soovitab noortele, kui mitte öelda lastele, 16-aastane noormees on tegelikult veel laps. Et see on päris kuritegu tegelikult. Jah, õnneks on need tõesti üksikud juhud, aga mulle väga meeldis see mõte, et just nimelt see perspektiivi tunnetamine, et seal tõesti on, võid nagu mõelda, et ma hakkan täna süstima, mul juba 6 aja pärast on lihas suurem ja enesetunne on kõvem. Aga tegelikult peaks ju mõtlema, mis on 10-20 aasta pärast, kas ma tahan elu lõpuni neid süste teha. Et see tegelikult on nagu ülilibe tee või enda nõia ringi mässimine, et kui ma täna alustan, siis kahjuks selle anaboolse steroidiga on nii, et kui ma selle ära jätan, siis mul nii meeleolu, kõik enesetunne läheb üli kehvaks, et see on nagu sõltuvus tegelikult, mis sulle sellest tekib. Kas sa tahad eluaeg olla nii-öelda nõela otsas. Mõnes mõttes nagu kõik muud sõltuvused on ka see testosterooni puhul tegelikult üks selline nii-öelda lausa sõltuvushäire, millest mõnikord ongi väga raske lahti saada, aga selle tuleb võtta mitu võib-olla mehhanismi appi, kuidas neid mehi aidata, et ilmselgelt see psühholoogia nõustamine on oluline, üritada ravimitega uuesti seda nii-öelda normaalset hormoonsüsteemi tagasi tööle saada, et õnneks on võtteid, aga kõik algab sest mehe mõtlemisest, et ta saaks aru, et mis ma teha tahan, et kas ma tahan elu lõpuni võtta ravimeid või ma pigem elan nii, et ma oma keha toodaks normaalse hulga testosterooni ja siin ongi sama ülekaal tegelikult kõige suurem, eks ole, kõige sagedasem mure, miks see meessuguhormoon siis madalaks läheb, et see sama kõhupiirkonna raskude toodab ühte ensüümi, mis teeb meessuguhormoonist naissuguhormooni ja võt seda loogikat peaks iga mees nagu aru saama, koolis ära õppima ja võtma omal elus eesmärg, et ümbermõõt ei ole üle meetri. Ja ongi elu lõpuni testosteroon nagu noorel mehel. Mida ka praktikas näen, et tõesti sellised 80-aastased vanahärrad, kes on eluaeg sporti teinud, liikuvad aktiivse eluviisiga, on mõnikord 10 korda parema nii-öelda testosterooni tasemega kui see 20-aastane ülekaaluline ülipassiivse eluviisiga noormees. Et tõesti kõik osa on ilmselgelt iseenda teha. Ma arvan, et noored peavad aru saama, et tegelikult see ei ole ainult perspektiivi küsimus, sest see üles umbatud muskel või lihased on tegelikult tühjad. Et see on ajutine efekt,
sa ei saavuta sellega päris vormi, see on nagu õhupall, seda gaasi tuleb kogu aeg juurde panna selleks, et seda hoida, et tegelikult sa ei ole päriselt tugev, ei ole päriselt suur ja suuremas plaanis ei ole ka päriselt mees. Ja kui sa sellega jätkad, siis 10 aasta pärast sa ei ole üldse mees. Noh, erinevatel põhjustel. Mulle meeldib, et sa räägid nii toorelt, mulle väga meeldib see. See ajab väga paljusi ego probleemidega mehi praegu väga närvi ja ma arvan, et aga see ongi eesmärk. See on hea, et sa paned selle pinnu neile. See on vajalik. Noored peavad aru saama, et kui sa tahad olla mees, siis sa pead pingutama ja siis tuleb ka testosteroon. Ja see ongi mehe tunnus. Ja sa oskad pingutada, näha vaeva ja tuleb see testosteroon. Kui sa teed seda teistmoodi, siis tegelikult sa ei ole mees. Ma arvan, et võib-olla see oleks õige sõnum noortele. Sa oled poisike, jah? Väga õiged mõtted, et tõesti siin hästi palju algab endasse suhtumisest ja mõistmisest, et mida teeb ja et tõesti selline testosterooni süstimine või muud anaboolsed steroidid ei ole ju riskivaba. Et seal on ju südame-veresoonkonna haiguste riskid, me pumpame üles muud lihaseid selle abil, siis tegelikult ka südamelihas võib väga suureks minna, mis on väga suur risk, trombirisk kasvab inimene, noor mees võib insuldi, infarkti saada, pluss erektsioonihäired, pluss ka nagu just esteetilise poole pealt tegelikult mured, et juuksed kipuvad välja langema. Kui vaadata väga suurte lihastega mehi, siis kahjuks väga sageli me näeme, et juuksed on ka millegi pärast vähem. Tänapäeval, kui saad siirdada, käid Türgis ja tuled uhkete juustega tagasi, eks ole. Aga see on ka nagu see elamise viis, et ühe ravimiga saad ühe tulemuse, teisega ennetad neid kõrvaltoimeid, kolmanda võttega veel kaugtagajärgi maandad, et see on väga sellise, ei ole kuidagi jätkusuutlik selline iseseisev hormooni kasutamine. Samas on selgelt ka neid mehi, kelle seda on vaja, kelle mingi haigus, et ta keha ei tooda ise hormooni nii palju kui vaja. Sel juhul loomulikult tule arsti juurde ja me lepime kokku sellise mõistliku hormooni kasutuse ja selle juures ka selle jälgimise, et oluline on ikkagi kõiki neid riske ka maandada, et mitte lihtsalt käia ise kuskil laboris, teha vereanalüüsi ja mõõta seda ainult seda meessuuhormooni, et mida kõrgemaks ta läheb, seda parem on, aga jätad kõik muud riskid nagu mõõtmata, et see ei ole mõistlik, et sellepärast see ise arstiks hakkamine ja oma hormoonide mõjutamine ei ole väga tark tegu, et see on suurte riskidega tegelikult seotud. Sest hormoonide tarbimine ei sõltu ainult mahust, see sõltub ka süsteemist, mida arst ehitab üles. Et sa ei saa nagu lähtuda sellest, et sul on vaja siis seda testosterooni juurde ja sa süstid seda endale mingis mahus. Et maht on oluline, aga olulisem on see süsteem, mida arst töötab välja selleks, et see kasutegur oleks suurem ja ei oleks see kahju nii suur. Aga ma arvan, et kui me räägime noortest, kui me räägime meestest, siis tegelikult väga tugev häirekell ongi võimalikud erektsiooniprobleemid. Et ma arvan, et see on see signaal, mida tõepoolest arstid saavad anda noortele, et jällegi, kui sa soovid olla nagu mees, sa pead arvestama sellega, et mitte ainult lihased ja vorm teeb sinust päriselt kedagi, kelle puhul saab öelda, et sa oled mees, aga sa pead arvestama ka sellega, et tekivad sellised probleemid, mis tekitavadki väga suuri küsimusi, kas sa oled päriselt selline, nagu sa soovid olla. Just, et seal tõesti tegelikult mitte ainult erektsioonihäired ei ole, mis võivad tekkida ka üldiseline suguihalangus ja tegelikult ju ka viljatus, eks ole, kui sa oled paari suhtes ja soovid lapsi saada, et noor mees ja sul veel võib-olla ei ole suhet, aga sa tulevikus tegelikult sooviksid olla isa. Et siis selle hormooni kasutusega sa võid selle võimaluse endalt tegelikult ka päris ära võtta. Täna tõesti on küll olemas ravimeid ja võtteid, kuidas me suudame ka väga kehvad asjad teha uuesti korda tagasi. Aga kohati on ka nagu müüt see, et millel on ka mingid, osalt on ka tõde all, et tõesti jätad hormoonid ära, siis mingite kuude jooksul
taastub selline normaalne hormoonsüsteemi nii-öelda funktsioneerimine, taastub ka see, et seemnerakud on uuesti olemas, aga see ei ole alati nii ja eriti sellel juhul, kui on ise kasutatud mingeid steroide väga kõrgetes doosides, mitmeid aastakümneid järjest. Et ka endal on neid patsiente, kelle tegelikult ei taastu enam normaalne seemnerakkude tootmine ja võib-olla saame ravimite abil kunstliku viljastamisega kuidagi selle nii-öelda lapse, eks ole, ikkagi lõpuks siis nii-öelda sündima, aga see on see tee, mida nagu valida. Et tõesti see viljakusele negatiivne mõju on ka üks asi, mida alati tuleb endale teadvustada. Milleks tarbida ravimeid, kui tulevikus pead tarbima teisi ravimeid selleks, et maandada nende ravimite nagu mõju? Just, täpselt. Ja on üks selline nagu põnev teadmine ka, mille võib-olla tõenduspõhisus pole täna väga tugev, aga on see, et juhul, kui väga pikka aega on su meessuhormooni tase hästi-hästi kõrge tänu nendele steroididele, et siis tegelikult kurnad ära justkui oma organismi ja oma need hormoonretseptorid ja sa vajadki pidevalt sellist nii-öelda ülikõrget testosterooni heaks äraolemiseks, heaks enesetundeks. Ja lõpuks ei jäägi siis tõesti muud üle, kui siis kasutada elu lõpuni neid ravimeid, mis ei ole, ma arvan, kõige toredam valik, et täna on küll igasugu moodsaid hormoonasendusravi variante alates süstides lõpetades testosteroongeeliga, aga siiski, et hea oleks, kui neid ravimeid elus ei ole liiga palju. See on ju samamoodi ka narkootikumite puhul. Esialgu inimene tarbib narkootikume selleks, et tunda ennast hästi, siis pärast tarbib selleks, et tunda ennast normaalselt ja siis pärast selleks, et mitte tunda ennast haigena ja lõppkokkuvõttes lihtsalt sinu keha kulub ära ja lõpeb see asi kõik sellega, et lihtsalt mingit ressurssi sul kehas ei ole. Nii ta kipub olema, jah. Nüüd need, kes hästi noorelt hakkavad kasutama, kui nad peaksid nüüd mingi hetk maha tulema kõige selle värgi pealt, mõnel tuleb mõistus kiiremini koju, eks ju. Kui raske tal on sealt taastuda pärast? Sellepärast, et keha on ju nüüd segaduses. Ta on mingi kule, aga sa andsid ennem seda kõike, nüüd me peame hakkama siin ise midagi tegema sinu arust. Kui pikk see teekond on ühel noorel? Seal on, see klassikaline teekond on nii, et kui sa pikka aega kasutanud või ka mõned kuud kasutanud järjest anaboolseid steroide, siis tegelikult mehe munandid, kus see testosteroon normaalselt tuleb, oma töö tegelikult nii-öelda peatavad. Ja hormoonsüsteemi osaks on ka hüpofüüs, hüpotaalamus ajus, mis siis toodavad omakorda hormoone, mis panevad need mehe munandid tööle. Kasutades steroide, see hüpofüüs, hüpotaalamus ei toimi ja ei tööta. Ja selleks, et see hormoonsüsteem uuesti käivitada, võtab aega 2, 3, 4 kuud. Mis võib tähendada, et siis 2, 3, 4 kuud on väga kehv olemine, sest et testosteroon mõjutab ka sellist üldist energiataset, ka kognitiivset võimekust, kes tahteaktiivsuse poolt. Et siis oledki nagu udus, eks ole. Õnneks on jälle ka ravimiga võimalik aidata kaasa, et siis seda neid hormoonsüsteemi käima stimuleerida. Et mõnel juhul tulebki seda teha, sest muidu tõesti tekib justkui selline võõrutus, eks ole, et inimene ei saa hakkama, et kaotab ka töövõime võib nii-öelda kaotada, eks ole. Aga kui võtta nagu see kõige füsioloogilisem tee, et lõpetame ära, ole ilma ja ootame, kuni taastub, siis see võib kesta 2-3 kuud, mõnel juhul pool aastat. On tehtud uuringuid, mis on näidanud, et tegelikult ei taastu 100%, et see võib-olla on 80, võib-olla 90, aga mitte 100%. Et kord neid kasutades, sa tegelikult ikkagi võid saada sellise püsiva tervisekahju. Räägime sellest, et kui see on pikaajaline kasutamine ja mida noorem inimene on, seda kiiremini tekib sõltuvus ja mida kauem sa tarbid, seda sügavam on see kahju, mida sa endale tekitad ja seda raskem on ka sellest välja tulla ja igal juhul, kui sa sellest isegi tuled välja, siis sinu keha ei ole enam päris see, mis oli enne tarbimist. Ja tõesti, kui lugeda, eks ole, mees
kuuleb, et on testosteroon, meessuhormoon, et see on väga oluline mehele, et ongi oluline tõesti, ta on nii füüsilise tervisega, vaimse tervisega, seksuaaltervisega väga tihedalt seotud, et võib tekkida pettekujutelm, et selleks, et elus olla edukas, suuta teha veel rohkem tööd, veel raskemate ka vaimsete ülesannetega hakkama saada, et siis ma peangi testosterooni kasutama, et vaadata Ameerika poole, eks ole, reklaamitööstus, siis seda testosterooni reklaamitakse nagu, et see ongi nagu normaalne elustiili osa, et mingist vanusest mees peabki hakkama neid hormoone kasutama, et muidu ta ei saa elus hakkama. Ja see mõtteviis kohati ei jõudnud ka Eestisse, et mõnikord on meil patsiendiga nagu kirglikke vaidlusi selle üle, et miks ta mulle ei anna seda hormooni, et see on ju nii oluline. Ma ei saa muidu elus oma suure juhi ülesandega mingis tähtsas ametis väga hästi hakkama, et mul on vaja seda, et kuidas te aru ei saa, et lugege ja vaadake neid reklaame ja kirjatöid, et ühtpidi tõesti, et nii võimegi öelda, et mingi ravimiga tõstame seda tahteaktiivsust, teisega aitame inimese õhtul magama saada, kolmandaga võtame ära söögiisu, et kaal ei tõuseks. Et kas see on nagu tore selline elamine, et võib-olla 1 või 2 on, et tõesti kõik tundubki helge, et kaal langeb, testosteroon kõrge, meeleolu väga hea, tööviljakus tõuseb, töövõidud tulevad, palka saad rohkem, aga see ka 10 aastat järjest ei töötab, et ilmselt ei tööta. Aga jah, kahjuks kohati need steroidid on nagu ülilihtsalt kättesaadavad. Mõnikord küsimeeste, kus te saite, et see on ju retseptiravim, et kuulge, et kas te siis ei tea, et see on ju nii lihtne. Tõesti, hämmastavalt lihtsalt on need kättesaadavad ja siin tõesti, et kulla mehed, palun ärge kasutage neid iseseisvalt, et tulge parem siis meestearsti juurde, räägime läbi, vaatame, kas on vajadust või mitte. Kui on madal testosteroon, siis on võimalik aidata, eks ole, seda keha tööle panna või tööle saada. Osa peab mees ka ise tegema, eks ole, et mitte ise hakata ennast ravima ja neid terviseriske, eks ole, sellega võtma. Aga räägime alternatiivist ka, et see ei ole ju päris nii, et kui sa tahad olla jällegi suur ja tugev, siis selleks on ainult süst abiks. Muidugi ei ole nii. Et tõenäoliselt on olemas ka teine teekond, võib-olla natuke keerulisem, pikem, aga on olemas ikka. Absoluutselt, et ilmselgelt ikkagi füüsiline koormus, normaalne trenn, eks ole, annab väga hea tulemuse, et ei ole nii, et lihas kasvab ainult testosterooniga, et see ilmselgelt see nii ei ole, et siis peaks mõtlema, et 100 aastat tagasi kõik mehed olidki näpsukesed ja lihast ei olnud, et ilmselt oli Spartas. Ilmselt oli vastupidi, et tegelikult see lihasmass oli oluliselt tugevam, füüsiline võimekus oli oluliselt parem, et kohati me loome inimestele nende nagu pettekujutelmasid, et kuidas ja mõtleme välja mingid teooriad, kuidas inimese keha peab toimima. Aga mis on nagu sinu õige elustiil või siis õige valem, et kuidas seda testosterooni saada? Paar nagu väga lihtsat asja tegelikult on ka, et mis hormoonsüsteemi mõjutavad ja mida saab ise kontrollida, mingis mahus kontrollida, on kas või normaalne uneaeg tegelikult, et selleks, et hormoonsüsteem saaks töötada, on vaja mehel und ja naisel samamoodi. Mitu tundi? Hea oleks selline 7-8, eks ole, mitte 5-6. Et kohati on selle saavutamisega endal ilmselgelt ka raskus, aga ma seda uneaega proovin ikkagi kuidagi kontrollida. Ja teine tõesti see ülekaal, et on väga lihtne leida üles igasugu neid kehamassiindeksi kalkulaatoreid ka internetist, mõõta enda ära, kaaluda enda ära, vaadata, mis on vöö ümbermõõt ja teha sellest järeldus, et kui see kehamassiindeks ikka on üle 30, siis on tegemist rasvumisega, mis on kõige suurem risk tegelikult mehe hormoonsüsteemile, et see üks hetk see testosteroon langeb. Kohati mehed ka elavad nagu ettekujutuses, et õige mees peabki olema paksem, tugevam, et muidu ei võeta tööl tõsiselt. Et on ka selliseid ütlemisi aeg-ajalt kuulda, aga tõesti, et see kaalukontroll, mis on tegelikult ju seotud nii toitumise kui ka liikumisega, et need 2 asja ikkagi koos, et ainult trenn ka kaalu ei langeta, et kui sa õhtul sööd 3 hamburgerit ja jood sinna Aga kui kaks Pepsit, Fantat ja muid, eks ole, kõrge suhkrusisaldusega jooke peale, siis see kaal
ei lange mitte kuskile, et seal tuleb ikkagi teha teadlikke valikuid ja neid ma üritan teha. Kõiges ilmselgelt see ei õnnestu, aga põhiasjad õnnestub nagu järgi mõteldes ikkagi ära teha. Aga sellised primitiivsed valemid nagu näiteks, et kui sinu pikkus on 1,80 m, siis sinu kaal peab olema 80. Mõnes mõttes see toimib jah, et võtad selle ühe eest ära ja põhimõtteliselt saad sellise soovitusliku kaalu küll ja nii ta on. Ja. Aga selline jällegi levinud soovitus nagu kui kell on 6, ehk siis õhtul, siis see ongi see viimane aeg, millal süüa. Või enne seda tuleb süüa, või peale seda enam ei tohi. Kas see ka? Toitumisega tõesti see mingis mõttes on täitsa õige soovitus, et jah, et pigem need kõige suurem söögikoort võiks olla hommikul, mingisugune kerge eine kuskil seal keskpäeva kanti ja siis lõuna juba oleks või õhtusöök oleks juba selline väiksem, et pigem on jah soovitus, et jagada toidukorrad päeva peale ära 3-4 korda, aga portsjonid oleks, eks ole, väiksemad. Täna väga sageli see elutempo kohati kipub meestel olema selline või on nii... Üks kord päevas õhtul. Jah, üks kord päevas õhtul kell 8 või kell 9, eks ole, töölt koju jõudus. Et see on ka, see kindlasti ei ole variant, et see tegelikult jälle inimese nagu ainevahetusele annab märgi, et talleta, salvesta, eks ole, seda energiat, et sa saad nii vähe neid kaloreid, et sa pead, eks ole, hakkama säilitama seda, et nii see ülekaal tõesti ka tuleb. Ja. Aga see õhtune paus peabki olema pikem kui 12 tundi? Ei pea, ma arvan, et ei pea. Et kui sa kell 6 õhtul sööd, kui see viimane söömine on õhtul kell 6 ja siis järgmine on ainult hommikul, siis tegelikult see on rohkem kui 12 tundi. Ja ma arvan, et see nii ei pea olema. Et eks need nii-öelda dieedisoovitusi on ju ka väga huvitavaid ja erinevaid, et mida võib ka jälle leida, et kuidas tuleb süüa, et teha päevi, kus sa ei söö üldse, eks ole, mingid veepäevad vahele ja või teha selliste pikkade vahedega söömisi, et neid võivad igal juhul nagu toimida erinevalt iga inimese puhul, et pigem on ikkagi lihtne printsiip see, et pigem portsjonid olgu väiksemad, söömine lõpetada sellel hetkel, kui sa ikkagi juba tunned, et kui taldrik on tühjaks saanud, et see täiskuhu õnne tekib kuskil poole tunni pärast, ei teki kohe, et sa ei pea võtma, eks ole, juurde. Ma tahtsingi just öelda, et on ju tegelikult mehi, kes söövad päevas 4,000–8,000 kalorit. See viimane nüüd ekstreemne, seda teeb Ameerika näitleja, endine showmadleja Dwayne The Rock Johnson, kes ilmselgelt tarbib ka steroide, eks ju. Aga kui mõistlik on tegelikult ennast tugevalt toitu täis toppida, et sa trambid selle söögi endale tugevalt sund söömisega alla? Ma arvan, et see ei ole mõistlik. Ma arvan, et see ei ole mõistlik, et tõesti ka jälle, et arvamine, et selleks, et lihas kasvaks, tuleks süüa võimalikult palju valkrasvu, et mingis osas on see õige, jah, et tõesti, aga põhimõte on ikkagi tasakaalustatud toitumine, et seal oleksid kõik, eks süsivesekud, rasvad, valgud olemas ja selline meeletult kõrge kaloraaž, sel juhul, kui on ka väga kõrge treeningkoormus, võib sellel olla, eks ole, põhjendus, aga muidu ei ole see küll nagu jätkusuutlik ettevõtmine. Et tõesti kõik need vererasvad, kolesteroolid, triiglütseriidid, pluss koormus maksale, mis sellest, eks ole, tekib, südame-veresoonkonna haiguste riskid, et ilmselgelt selline tervislik ja mõistlik toitumine on ikkagi väga-väga oluline, et ei pea tampima täis, eks ole, erinevaid valke ja proteiini, valgupulbreid sinna igaks juhuks veel juurde jooma mitu liitrit päevas. Kanistriga käivad. Et kahjuks ka seda me näeme, eks ole. Võib-olla professionaalsete sportlaste puhul on natuke teismoodi, eriti kui inimene pool päeva veedab jõusaalis, siis tõenäoliselt ta sööb ka rohkem. Aga kui sa ei ole professionaalne sportlane, siis see maht ei pea olema tõenäoliselt nii suur. Aga mis on sinu kehalise aktiivsuse nagu peamine viis, et mida sina teed?
ma hea ilmaga, kui on soojem ilm, mis ei ole siis talv Eestis, eks ole, proovi rattaga sõitmas käia üsna regulaarselt, et see on üks asi, mida ma teen ja tõesti nagu mingi eesmärk, et iga nädal ikkagi vähemalt 3 päeval kas või tunniajane pikem nagu kõndimine ette võtta kiiremas tempos, et ka see on see, mida õnnestub enam-vähem saavutada. Aga kindlasti saaks olla oluliselt eeskujulikum ja veel parem. No, ma arvan, tegelikult see sõnum võiks olla see, et no ideaalis muidugi võiks käia nagu jõusaalis ja erinevad treeningute võimalusi võiks ära kasutada, aga kui sa jõuad lihtsalt kõndida või rattaga sõita, siis ka see on nagu suur asi. Ja mingi hetk võib-olla ei olegi vajalik üle pingutada, et mingi hetk ma räägin juba vanusest, et kas see on ka nagu levinud probleem, et mingis vanuses, et mees nagu tunneb, et kuidagi noorus nagu läheb ära ja hakkab väga aktiivselt treeningutel käima, aktiivselt liikuma ja pingutab sellega üle. Jah, et see on ka selline huvitav trend tõesti, et seal kuskil kas 40, isegi ka 50 eluaastad, et mees avastab, et karjääriredelil on hästi tõustud, pereelus on kõik õnnelik ja hästi, aga triatlonil ma ei ole ju veel käinud. et nüüd ikkagi tuleb see tee ette võtta, hoolimata, et see võib-olla ei ole, eks ole 20 või 30 aastat sporti teinud, või polegi elus kunagi teinud. Et siis ma arvan, et see ei ole nagu päris see, millest alustada. Tõesti alusta siis sellest, et sa 3 päeva nädalas teed ühe pikema kõnnaku ja saad aru, et mis su see füüsiline võimekus, eks ole on. Et kahjuks on ju ka halbu näiteid sellest, et on ju mehed ka tõesti infarkti saanud sellise mitte mõistliku, oma kehale mitte kohase füüsilise pingutuse tulemusel, et hakata kohe sellise, võtta saavutussport eesmärgiks ei ole jätkusuutlik. Aga kahjuks seda kohati mehed teevad, et see on selline meeste värk nagu see D-vitamiinigagi, et kui võtan ikkagi rohkem sport ka, kui alustasin, siis ikkagi 100-ga, või üle 100, eks ole. Et mingis mõttes tõesti võib ju piisata. Ja siis ei saa hakkama ja siis ma lõpetan üldse sellega. Lõpetan ära, ja tagasi diivanile ja suitsi õlu, eks ole, ja muudjamad. Jube. Meil on kõigile antud erinev aeg siin maailmas. Legend Chuck Norris sai hiljuti 85. Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone on ka üsna vanad mehed täna. Me teame neid legendaarsetest filmidest ja muudest asjadest. Aga miks on niimoodi? Et osa nendest meestest elavad ülikaua ja mõned mitte. Kas see rikaste privileeg või meil ikkagi on kehad erinevad, me oleme eri aegadel, eri kohtades, mõni paneb steroididega vanasse ikka välja, mõni 30. lõpus 40. keskel läbi kõik? Osa on kindlasti inimese geneetika ja osa on tõesti ette määratud, kui sul on mingi kas või perekondlik südame-veresoonkonna haiguste risk, eks ole, kõrgem, siis risk, eks ole, nooremana surra on olema. Samas jällegi võimalik neid riske maandada. Tõesti kõrget kolesterooli võimalik ju ka nii toitumisega saada normi ja seda infarkti ära hoida või siis võtta appi, eks ole, ravimid või mõnel juhul ka toidulisandid, mis sellel juhul toimivad. Ja teine pool, mis ma arvan kõige olulisem tegelikult on see enda nagu elu eesmärk, et kui sul on elus siht, eks ole, mille poole sa liigud, sul on see oma sotsiaalne võrgustik, oma mingi asi ilmas ajada, et siis tegelikult ka uuringute järgi me teame, et need mehed elavad tervislikumat elu ja nad elavad ka kauem. Et nii see tõesti on, et mingis mõttes on ta selline ikkagi enese sisenduse küsimus ka ja oma elu sellise kaare ja tee planeerimine, mis võib mõnikord olla päris raske, et ongi tunne, et kõik on saadud, kõik on kogetud, et kuidas siis edasi, kui oled 50+. Aga ma arvan, et elu ei lõppe sellega. Väga palju saab edasi minna. Pool on ees. Chuck Norrise puhul ma arvan, et see vastus on olemas. Ta on võitluskunstide meister, ta saab aru, et elu on teekond
ja ei ole nii tähtsad need eesmärgid, mida me püüame saavutada, vaid see teekond, mida me läbime. Ehk siis iga samm on tähtis, seega steroidid kindlasti ei ole tema teema. Ei ole. Ei ole, jah, et see on teine filosoofia, teine arusaam, aga samas mida veel teha? Et no me teame, et Eestis on vist kõige populaarsem raamat just Chuck Norrise raamat koos tema anekdootidega. Ehk siis võitluskunstid, anekdoodid, et siis valik maailmas, millega tegeleda, on päris lai. Kristjan, viimasel ajal on noorte seas ka väga palju Viagra tarbimist. On see siis seotud ärevusega, võib-olla siis selle steroidi kõrvalmõjuga, aga kas sa teadsid ka, et mehed tarbivad Viagrat sellepärast, et jõusaali tulemused oleksid paremad? Mida sa ütled sellistele meestele? No jah, seal on tegelikult ju selline põhjuslik seos olemas, et tõesti Viagra ja seda tüüpi ravimid, mida erektsioonihäirete raviks siis kasutatakse, parandavad verevarustust, eks ole. Ilmselgelt lihaskasv, sportlik saavutus on sellega ka seotud, et tõesti, mida paremini me kudesid, lihased, hapniku rikka verega varustame, seda suurem on see tulemus, seda parem on see tulemus. Kas selleks peaks nüüd võtma Viagrat või mõnda muud erektsiooniravimit, on tõesti iseasi, et ilmselgelt ei pea. Et õnneks või siis kahjuks ja selle murega mehi väga palju pole meestearstile juurde või meestekliinikusse jõudnud, et aitäh teavitamast, et tean mõtted valmis panna. Ja. Ma loodan, et see ei olnud soovitus praegu. Ei, mul on reaalselt on tuldud soovitama. Ütlevad, et ise tarbivad, peaksid ka, ma muidugi muigan, panen kõrvaklapid pähe ja kõnnin edasi. 20 aasta jooksul on lugematud kordi jõusaali riietusruumides mulle pakutud steroide, kohver on lahti tehtud. Et see on nagu nad on nagu, jällegi, ma tean osas inimesi, kes tarbivad, ma ei taha ju otseselt nendele midagi halvasti öelda, aga ma tean, et see on mingit moodi sõltuvus ja sõltlane üldiselt ei taha olla üksi sõltlane ja siis oleks vaja oma ringi nagu juurde haarata neid mehi. Umbes nii see vist toimib. Jah, tundub küll, et seal on selline sõpruskonna küsimus, eks ole ka, et sõber teeb ja tahaks ju ka samamoodi ja näed, et tõesti mingi tulemus võib-olla hästi lühikeses perspektiivis tal ongi, eks ole, parem spordi mõttes, lihaskasvu mõttes, et nii see võib tõesti juhtuda, et see jah, et siin jõusaali riietusruum ei ole päris koht, kus tegeleda enda tervisega. Täpselt. See tehakse müügitööd. Ja ma saan aru, aga tegelikult oleks õige, et seda ei toimuks. Et treenerid, jõusaali administratsioon peaksid sellega tegelema. Tegelikult see oleks õige, sest kui keegi ise otsustas, et ta tarbib, tema asi. Aga kui sa juba tuled ja kellegile pakud, siis on juba midagi muud kui lihtsalt isiklik asi. Et seda tegelikult ei peaks juhtuma. Absoluutselt, et see peaks olema täiesti keelatud, et sul tõesti spordisaalis tööta treener, aktiivselt pakub, eks ole, sinna tulevatele meestele mingisuguseid hormoonsüsteemi mõjutavaid ravimeid. Et see on lubamatu, et sellist asja tõesti ei tohi olla. Mul on hoopis teine küsimus, et võib-olla natuke poliitilise alatooniga, et miks meil nii vähe arste on? Jah, miks on nii vähe meeste arste? Eriti meeste arste antud juhul. No ma arvan, et arste kokku, eks ole, jah, alati saaks veel rohkem olla. Mõnes mõttes on see riigi nagu rikkuse küsimus, eks ole, ka, et palju me siis suudame nii-öelda üles õpetada, eks ole, ja seejärel neile ka töökohad nii-öelda või luua, eks ole, et nad saavad igapäevased tööd teha. Täna ma arvan, selle 9 meestearstiga me ilmselgelt tundub see jube väike number, eks ole, kui võrrelda naistearstidega, ta on mitusada. Eestis naisi ja mehi on, võrdselt ei ole, naisi on lõpuks natuke ikkagi rohkem kui mehi elanikkonnast. Aga jällegi on nii, et tegelikult see meestearsti spetsiifika, mis puudutab meeste viljatust, neid sama hormonaalhäireid,
veel erinevaid mehe spetsiifilisi terviseriske, on osad võimalik ära jagada ka perearstide tasandile, osa võimalik uroloogide tasandile, et seetõttu see 9. Ehk siis 9 on täitsa okei number? Ma arvan, et ei ole okei number, et me hetkel ikkagi pingutame ka selle nimel, et neid tuleks Eestisse juurde ja õpetame noori meestearste ikkagi välja, et ma arvan, et meid on natuke rohkem vaja. Aga kas võib-olla on ka nii, et mees pigem sureb, kui läheb meeste arsti juurde? Ei ole nii, ma ütlen tõesti, et ei ole nii, et minu arust see tõesti oma tööst ma näen nagu seda trendi, et järjest lihtsamini mees nagu avaneb ka arsti juures, saab aru, et pole mõtet seal keerutada, et ümber nurga rääkida mingist tervise murest, ise kui see on võib-olla seksuaaltervise mure, et pigem tuleb asjad nagu otse ära öelda ja see valmisolek minu arust on järjest parem. Et ei ole nii, et enne seda, kui lähed meeste arsti juurde, pead kõigepealt psühholoogi poole pöörduma? Ei, kindlasti ei pea, jah. Aga tõesti, mõnel juhul see võtab nagu mehel aega, et rääkida tervise murest ja kurta Eesti meestel on väga raske, seda on ka uuritud, et miks mehed käivad harvemini arsti juures. No mitte ainult Eesti mehed, et see on meeste puhul. Eestis Tervisekassa tegi paar aastat tagasi uuringud just nimelt saada aru, miks siis mehed käivad vähem arsti juures. Ja mis sealt välja tuuli, et tõesti selline nagu supermaskuliinne mõtteviis, et tugev mees ei kurda, ongi Eesti ei nuta ja arsti juurde järelikult ei saa ju ka siis minna, kuidas ma lähen kurtma. Et kohati on sellist mõtteviisi täna jätkuvalt meie meeste seas. Et seda julgeks küll murda, et ma arvan just nimelt tugev mees julgeb kurta, julgeb rääkida oma tervise murest. Sest tugev mees julgeb ja oskab probleeme lahendada. Täpselt. Meeste tervisekampaania sloganid on olemas. Lähme postrile kohe. No ma arvan, et siin juures võiks esitada meie klassikalise küsimuse ka, et mida me kõigile esitame, et aga kes on siis õige mees, et selline lühike kirjeldus või siis definitsioon, et kes on õige või päris mees või kes on üldse mees? No vot, see on tõesti hea küsimus, et kes siis on õige mees. No kindlasti see, kes käib meeste arsti juures. Me võime üheks selliseks väikeseks omaduseks tõesti panna, aga ma arvan, et tõesti mees ju võiks olla elus õnnelik, et ma arvan, et see on see kõige olulisem asi. Ja tõesti saada oma eluga ise hakkama, eks ole, ilma asjatult toidulisandeid, ravimeid on ju kasutamata. Ja tõesti teadvustada neid terviseriske, mis tal äkki perekondlikult on olemas, et täna järjest rohkem see jutt, eks ole, personaalmeditsiinist ikkagi saab ka tõeks, et me järjest rohkem teame neid terviseriske, mis meil on, geneetiliselt ka, et neid kõike paljusid asju võimalik maandada. Ja sellega tulebki tegeleda. Et tasakaalus tegelikult elu, kus sul on tööle mõistlik aeg ööpäevast, perele, lähedastele, spordi tegemisele, liikumisele ja ka puhkamisele, on see, mis võiks iga mehe ellu kuuluda. Kahjuks kohati on me elu kas liiga töö poole kaldu, et seda mõnikord on väga raske muuta. Õige mees on õnnelik mees. Ma isegi kirjutasin õnn siia paberi peale. See on siuke hea märksõna. Jah. Euroopa Androloogia Akadeemia poolt sertifitseeritud kliiniline androloog oled. Ma pidin selle ikkagi sisse tooma, vastasel juhul ma ei oleks saanud täna öösel magada ja siis ma oleksin rikkunud enda unerežiimi, sellega seoses oleksin oma tervisele liiga teinud mehena. Ja testosteroon ei tuleks ka. Ja testot on vaja igal pool trennis ja mujal ka. Kui sul on üks viimane hea sõnum noorele Eesti mehele või ka 30-ndates mehele nagu mina või keegi, kes on juba 50-ndates ja nii edasi. Sa ikka rõhutad, et sa oled noor. Ja. Mis sa ütleksid neile?
Võib-olla nagu üks mõte seal, ütleme 50 pluss meestele on see, et nagu ennast ei tohi liiga vara maha kanda. Ma olen nii nõus. Mõnikord tundub, et kõik on käes, midagi enam ei jõua, midagi enam muuta ei ole võimalik, et kõik halb, mis on, see on nagu paratamatu või kõik hea, mis on, see on iseenesest, tegelikult ju ei ole. Et nii seda halba ära võtta, kui head juurde saada on võimalik ja tõesti selline elu nagu teekonnale õigete selliste eesmärkide seadmine on see, millega iga mees peaks tegelema. Ja tõesti hoidma oma neid lähedussuhteid, et see on ülioluline, et mees tunneks ennast hästi ja tõesti elaks ka tervislikku elu. Et võib-olla ka üleskutse naistele, et kui sul on mehega vedanud ja tunned, et sul on et see on see õige kaaslane, et siis tuleb seda hoida. Ka mehe tervise nimel, et tõesti need mehed, kes on püsisuhtes, elavad tervislikumad, on vähem igasugu sõltuvusi, vähem ennast kahjustavat eluviisi ja elatakse kauem. Ja võib-olla tõesti ka see, et noore mehena kui mõelda, et laste saamine kõik, et see lükkame võimalikult tulevikku, et teine on ka see nii-öelda pere ja lapsed, et ka see tegelikult motiveerib meest väga sageli elama tervislikumalt. Et olla oma lapse kasvamise juures. Et mingid väga lihtsad asjad tegelikult on see, mis panevad ju mehe mõistlikult elama. Lähedussuhted, elu eesmärk, elukaare mingi sellise dimensiooni enda jaoks mõtestamine. Super. Aitäh sulle, Kristjan. Aitäh. Voim ja vagi@gmail.com on nüüd see koht, kuhu sa võiksid kirjutada, kui sa tunned, et see saade puudutas sind kuidagi või kui sa tunned, et sa tahaksid rohkem teada saada, sellepärast, et meil oleks väga, väga hea meel härra Kristjan Pomm siia tagasi tuua ja ma arvan, et siis ta ka vastab teie küsimustele. Kui see saade nüüd ajas sind närvi, siis sa peaksid enda sisse hakkama vaatama ja olema enda aus, miks see sind närvi ajas. Kui see saade andis sulle midagi head juurde, siis mul on ainult hea meel selle üle. Pane oma ilus share sinna, pane sinna follow, kui sul on vaja. Pane ikka. Ja mehed, ärge unustage, sööge köögivilju. See on oluline, päriselt. 18 muna, see ei ole ainus see, mida sa vajad. Kõike paremat teile.